Illuka mõis on loodud Rootsi võimuperioodil. 1657. aastal Jõhvi mõisast eraldatud Illuka mõis on sajandite jooksul käinud käest kätte ja alles 19. sajandil leidis endale pikemaajalised peremehed Tikhofide näol. Viimased mõisnikud, Notbekid, said siin elada vaid 9 aastat, sest 1921. aastal mõisad riigistati ning valitsevad parunid lahkusid Eestist. Kooli ajaloos on aastaarve, mis meie jaoks on kümnete teiste seas tähtsamad. 1888. aastal sai valmis mõisa härrastemaja ehk siis hoone, kus asub mõisa süda. Et see kunagi meelest ei läheks, tuleb pilgud vaid tuulelipu poole pöörata. 1921. aasta 20. septembrist alustati selles hoones hariduse andmist ning seda on katkematult tehtud tänaseni. Seega on 130-aastases mõisahoones kooliharidust jagatud juba 98 aastat. aasta sügisel tuli Illuka kooli korraga 5 noort õpetajat. Nende seas Viljo Reinsalu, kellest sai 2 aasta pärast 46 aastaks kooli direktor. 1993. aastal alustati mõisahoone põhjalikku restaureerimist, mis valmis aasta hiljem. Tänu sellele saab mõisahoone täna olla selline, nagu teda näeme ja kogeme. Kui need vana mõisamaja seinad jutustada oskaksid, jaguks neil lugusid mitme tubli tunni jagu. Üksjagu on aastate jooksul ka üles tähendatud, kuid suurem osa ilmselt jääbki nende müüride hoida. Jah, kui veel tänased mäletajad tulevaste põlvede peale mõeldes oma lood kirja paneksid, oleks neil oma kodukanti kergem südames kanda. Aastal 2005 pälvis meie imearmas mõisakool tunnustava tiitli Eestimaa kaunis kool ja seda käis toonane vabariigi president isiklikult üle andmas. Aastal 2017 lõppesid teistkordsed renoveerimistööd, mille tulemusena muutus mõisahoones nii mõndagi. Kaasrastus küttesüsteem ning katusekorrus sai uue funktsiooni. Me väga armastame oma mõisakooli, sest meil on siin soe ja kodune. Tere tulemast meile külla!